USA president Donald Trump teatas eile õhtul, et 1. veebruarist hakkab kehtima 10% tariif kõikidele kaupadele 8 riigist: Taani, Rootsi, Norra, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia. Tariif kasvab juunist 25%, kui ei olda nõus Gröönimaad üle andma. Samad riigid osalevad ka Taani eestvedamisel korraldataval ühisõppusel Gröönimaal. Eurooplased lubavad ähvardusele vastata. Dit is niet hoe bondgenoten met elkaar omgaan en in die zin snap ik de woorden van chantage. Ja, absoluut. We hebben tot 1 februari de tijd om echt gezamenlijk een geluid te laten horen dat wij dit niet acceptabel vinden. We hebben ook gezegd dat de territoriale integriteit en de zelfbeschikking van Groenland en Denemarken wat ons betreft niet ter discussie staat. Maar wij vinden ook dat deze inzet van handelstarieven ongepast is en bovendien ook onnodig. Dus dat zal onze boodschap zijn. Dus u gaat uw tanden laten zien? Zeker. Sihikule võetud riigid väljendasid tänases avalduses ühtsust ja teatasid, et selline ähvardus õõnestab Atlandi üleseid suhteid ja viib ohtliku allakäiguspiraalini. Soomlased on kindlasti üllatunud nimekirja sattumisest, arvestades, kui hästi sai president Alexander Stubb läbi Trumpiga, kellega käis golfi mängimas. Taani on enam kui solvunud, sest nii nagu Eestigi oldi USA palvel võitluses terroristidega nii Iraagis kui Afganistanis. Taani peaminister rõhutas pärast vestlust 3 Euroopa suurriigi juhiga, et Euroopat ei saa väljapressimisele allutada. Prantsusmaa hoiatas, et tariifide kehtestamisega saab USA sammuti löögi, niisamuti tema põllumehed ja tootjad. Pariis kutsub ühisele vastulöögile. Il faut y aller tout de même avec une certaine force. Il est clair que avec Donald Trump, ce n'est plus le droit, c'est la force. Jõule saab vastata jõuga ja Euroopa Liidul on olemas bürokraatlik meede, mida pole kunagi varem kasutatud. Survevastane vahend ehk ACI võimaldab ühendusel piirata kaupade ja teenuste importi, ehk siis näiteks USA kaupu. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud ongi praegu erakorralisel istungil, et vastusamme arutada. Itaalia peaminister vestles Donald Trumpiga ja peab kerkinud tormi kommunikatsiooni ja arusaamise probleemiks. Un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me è un errore e ovviamente non la condivido. Condivido l'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili. Endine Taani peaminister Anders Fogh Rasmussen ja Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas on ühel arvamusel, et Trumpi tariifiähvardused juhivad tähelepanu kõrvale Ukraina ja Iraani olukorralt. Rasmussen, kes juhtis ka 5 aastat NATOt, soovitab Financial Timesile antud intervjuus lahendada pinge USA baaside lepingu täpsustamise ja laiendamisega ning investeeringute leppega, et meelitada USA raha Gröönimaa maavarade ammutamiseks.